Läänemere regiooni Interreg 4B programmi projekt SEMPRE ehk maapiirkondade arendamise projekt, mis algas märtsis 2016 ja kestab veebruarini 2019, keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Soovime anda sotsiaalteenuste pakkujatele tööks oluliselt paremad vahendid, kui neil praegu on. Sealjuures on tähtis kohalike omavalitsuste ja koguduste koostöömudelite loomine, sotsiaalse ettevõtluse arendamine, inimeste ja koguduste jõustamine. Olulise tähendusega on kohapealsete vajaduste arvestamine, väljaselgitamine ja nendele vastamine. Vahetevahel tuleb selleks luua ka uusi teenusevorme, kogukonnateenuseid lisaks rutiinsetele ja trafaretsetele sotsiaalteenustele, mille osutamise on pannud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kohalikele omavalitsustele. Me kaasame ka lõppkasutaja ehk siis pered ja ka vähesema toimetulekuga grupid ja püüame nendega koos siis modelleerida seda teenusevormi, mis meile vajalik on. See sarnaneb mõnes mõttes ka õngitsemisega. Johannes on kirjutanud, et kui Jeesus andis korralduse toita ära 5000 inimest, siis keegi torises, et siin on ainult üks poisike ja 2 kala, et sellest ei saa nagu midagi ja 5 leiba. Samas ei pööranud õnnistegija torisejatele tähelepanu, vaid lasi korraldusel täituda. Ma arvan, et see on vajadustele vastamine ja olemasolevate ressursside kasutamine ja nende ressursside multiplitseerimine ehk paljundamine. Samamoodi tahame meie ka teha SEMPRE raames. Saame ülevaate selle filmi kaudu, kuidas inimesed kohtadel kohalikele vajadustele vastavad. Me tegeleme selle SEMPRE raames just nimelt selliste maapiirkondadega ja püüame tegeleda siis sellega, et natuke toetada, abistada, aidata, suunata inimesi iseenda oskusi ära kasutama. Seda me nimetame selle sotsiaalse võimestamise sõnaga, aga tegelikkuses ongi see, et inimesed muutuksid ise natukene ettevõtlikumaks kohtadel. Ja oma teiste tegevuste raames, kus ma ise püüan siis ka selliseid endiseid õigusrikkujaid tööle aidata ja neile tööharjumust pakkuda, siis mina olen näinud, et tegelikult üks selline võtmesõna, et inimeste elud jõuaksid järje peale, et neid nii-öelda tagasi ellu aidata, on see, et tuleb neile anda võimalus. Ja minu jaoks see SEMPRE projekt ongi ka väga palju selles, et me püüamegi anda sellistele inimestele kohtadel, kes tänasel hetkel võib-olla seda kõige paremat ja soodsamat elukeskkonda ja võimalust ei ole, et meie suuname neid natuke selles suunas, et kuidas nad võiksid ennast pigem ise aidata ja seda siis ka see õnge andmine siin tänasel üritusel sümboliseerib. Et ma loodan, et tänase ürituse lõpuks me siis oleme jõudnud arusaamisele, kuidas me siis kõik ühiselt ja koostöö raames ja miks mitte ka kõikide meie välispartneritega koos saaksime siis paremini neid võimalusi nendele kohalikele inimestele anda. Harkujärve kogukonnakeskuses. Kogukonnakeskus asub kirikus ja kirik asub keset küla. Selle kiriku ehitas 80-aastaselt Aino Järvesoo, kes tuli Eestisse tagasi. Ta tahtis kinkida Eesti rahvale luterlikku kirikut, mis oleks rohkem kui tavaline kirik, see oleks perekirik. Ja selle kogukonnakeskusega meie praegu siis tegeleme ja koome võrku, kuidas ta täita. Minule väga tähtsal küsimusel, kuidas säilitada Aino Järvesoo tahe ja mälestus. Aino Järvesoo lahkus meie hulgast 12 aastat tagasi, teda enam ei ole loomulikult. Niisiis, tänu SEMPREle oleme me siin, sööme head kala ja saame tuttavaks. Aga tänu SEMPREle ma tegelen tegelikult sellega, mis mulle meeldib. Ja see kogukonnakeskuse
unumine, see ongi nagu minu meelest eriti lihtne. Sa teed seda, mida sa tahad ja keegi ei ütle, et see on vale. Meie seal Harkujärves oleme õnnelikus seisus, sest meil on kõrval kool ja meie vald on ka üsna lähedal. See tähendab, koostöö kooliga ja vallaga on super. Ja see, et Tarmo Järvesaa tahtis, et see oleks lastekirik ka, kas see on täitunud? Meil on lastehoid, meil on päevakeskus, meil on ringid lastele, ka täiskasvanutele, te räägite siin praegu oli mustastants, siis on Shinto, Pilates, noortetants, draamastuudio, saksa keel, et meil on väga palju tegevusi ja mida mina saan seal küla elanikuna teha, ma lähen küsin, et mida sa tahaksid. Mina tahan seda, kogu veel 5 inimesed kokku, teeme ära. Ja niiviisi kasvab see lihtsalt niiviisi kasvab, see ei ole mingi plakat seina peal tule, ma teen mingit seltret, see on väga korjame allkirju. See on lihtsalt niiviisi, et tule, ma tahan seda teha ja ma leian inimesed, kes ka tahavad teha. Nii elame meie Harkujärve kogukonna keskuses. Ja just see vaba tahe, et ma teen tõesti, mis mind huvitab, ma loodan, mida ma oskan ka. Nii et jõudu siis meile kõigile, sest tegelikult see töö on kihvt ja väga lihtne. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku lapsehoid Inglitiib ja alates 2013. aastast siis lõpupoole ma alustasin seda ruumide nii-öelda siis korrastamist, et seda siis seal läbi viia. Seal oli Innove projekt. Innove projekt oli siis lapse toitud, töö leitud. Selline projekt huvitav ja mida ei olnud, olid siis lapsevanemad, kes olid töötud. Saime selle siis ikkagi käima, lapsed tulid, ilusasti teenus oli täiesti tasuta, ruumid olid sisustatud, eks ole, hoidsime kenasti lapsi, kõik oli hästi ja siis hakkasime seda teenust siis pakkuma peale seda projekti lõppu. Väga suureks abiks oli meile siis KÜSKi projekt, millega me siis tegime korda teise korruse ruumid, kus siis sai lisakohti 8 lapsele ja siis sellest samast projektist valmis ka selline abimaterjal, mida need, kes soovivad näiteks alustada siis lapsehoiuteenuse osutamisega, siis internetis on täiesti kättesaadav abimaterjal lapsehoiuteenuse käivitamiseks, selline pikk, kuidas alustada, mismoodi teha, millised etapid kõik läbi käia, kuidas ruume sisustada, nii edasi, kõik on olemas. Ja 2016 siis eelmise aasta jaanuarist alustasime siis teisel korrusel siis raske ja sügava puudega lastele siis lapsehoiuteenuse pakkumisega. Ja tänaseks on meil siis tänase seisuga 15 last on all tavalapsed ja 15 umbes keskmiselt siis last on teisel korrusel siis raske ja sügava puudega lapsi. Nii et tavalapsed on siis meil kuni 3-aastased, kõik pisikesed. Ja ma tahangi lõpetuseks lugeda ühe lapsevanema tagasiside, Staavo ütles, et mõni ilus lugu kõlaks siia lõppu hästi, et tema tänab õnne, et tema ei saanud vallast lasteaia kohta, sellepärast et selline Inglitiib lapsehoid on tema jaoks väga meeldiv, hoidjad on väga toredad, suurepärased inimesed, kes on lastekesksed ja toetavad igati lapse arengut, teevad selle osas koostööd lapsevanematega ja see on teinud siis lapse kohanemise oma elu uue etapiga väga sujuvaks. Mõtleme perele ja Eesti ühiskonna tulevikule, siis tegelikult iga laps on justkui Eesti Vabariigi tuleviku sümbol. Ja seepärast on hästi oluline, et me panustame lastesse, laste heaollu. Ja ELKA perekeskus haakub ühiskonna erinevate arengukavadega nii, et oleme kaasas laste ja perede heaolu strateegias, vägivalla ennetamise strateegia rakendamisel, teostamisel. Teeme paljude omavalitsustega ohvriabi ehk Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja paljude MTÜ-dega koostööd. Ja meie missioon on see, et kus iganes
kirik käib inimeste kõrval ja ELKA perekeskus, seal oleks rahu ja lepitust. Nõnda toimub see läbi perenõustamise, läbi teraapia, erinevate koolituste, aga ka vahesti, kui me läheme välja koolitama või käime näiteks koolides, kus on tekkinud konflikt pere ja kooli vahel, õpetaja vahel. Hästi tihedalt teeme koostööd lastekaitsega ja tõesti ma arvan, et kirikul on väga palju anda ühiskonnale. Seda on kinnitanud viimasel ajal meile ka näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, kes soovib veel tihedamini meiega koostööd teha, et kui tuleb näiteks perevägivalla puhul üks kojukutse, siis võiks kohe perekeskus, ELKA perekeskus olla kaasatud selles juhtumis. Ja seda ennetamist me tahaksime järjest rohkem tekitada ja mul on hea meel, et tänapäeval näiteks perevägivalla katkestamisest räägitakse järjest rohkem. Räägime sellest, kuidas minna üle meditsiiniliselt ehk siis ravimisele suunatud mudelilt sellele, et me räägime sotsiaalsusest ja kaasamisest. Minu suhe ühe poisiga tugikeskuses oli väga keeruline, ta oli umbes minu pikkune, 18-aastane, kaalus 70 kilo ja julgeks öelda, et päris tihti ta haakis ennast mulle juustesse kinni ja lohistas mind mööda seda keskust edasi-tagasi. Alguses ma olin väga solvunud, ma ei saanud aru, miks ta seda teeb, miks ta seda mulle teeb, mida ma valesti teen. Ja siis, kui ma ühel hetkel olen seal, tal niimoodi ripub mul küljes ja mina olen sealt seina ääres ja ütlen, et kuule Mart, et mis on, et mida ma saan teha, ma näen, kuidas tal pisarad voolavad. Ja siis ma sain aru, et mina ei tee midagi valesti ja tema ei tee midagi valesti. Lihtsalt tal puudub see vahend, millega ta saab mulle öelda, et palun tule mulle appi, ma olen väga endast väljas, ma tahan sinu tähelepanu. Tema moodus oli see, et ta haaras mul juustest kinni. Mõne kinnipeetava moodus on võib-olla see, et ta hakkab manipuleerima või see, et ta lihtsalt lülitab ennast välja. Ta tahab ikkagi tähelepanu, ta vajab tähelepanu ja meie kohustus täiskasvanutena, täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena on pakkuda abivajajale seda, mida tal on vaja. Kes ei tea, siis me oleme jõudnud 10. kohale Euroopas oma vangide arvuga 100 000 inimese kohta, mis ei ole just see edetabel, kus mina tahaksin olla nii kõrgel kohal. Ja 80% ligikaudu on retsidiivsus ehk siis tõenäosus, et inimene, kes on korra vangis olnud, läheb sinna tagasi. Minu jaoks tähendab see seda, et see süsteem tervikuna on läbi kukkunud. Kui mul oleks võimalus teha mingi katse ja mulle öeldakse, et 80% on võimalus, et see ei õnnestu, siis ma arvan, et ma ei kordaks seda. Aga millegipärast me läheme selles suunas ikkagi edasi. Siin on mõned märksõnad, mida võiks öelda, et saab kasutada kinnipeetava kohta, aga mina kasutaksin neid hoopis vanglasüsteemi kohta. Sellepärast, et jällegi keskkond kujundab selle, milline on inimene. Kuidas saab minna edasi sellest, kui meil on sellised piirangud ees, on see, et näha seda kurja tegu või seda probleemset last kui konflikti kahe erineva asja vahel, ümbritseva ja tema sisemise vahel. Ma ei hakka rääkima taastavast õigusest, ma räägin tugiisiku teenusest, mis baseerub taastaval õigusel. Tugiisiku teenust pakume praegu terves Eestis läbi Justiitsministeeriumi, läbi Euroopa rahade, veel 2 aastat vähemalt 700 kinnipeetavale. Mida me ise arvame, et me anname, on prosotsiaalse täiskasvanu tugi ja puudujääkide kompenseerimine. Et me ei tee kellegi eest midagi ära, me lihtsalt aitame seal, kus on vaja. Samamoodi nagu minu Maarja kooli lapsed, mõned vajavad ratastooli, väga paljud vabanejad vajavad lihtsalt seda, räägiti ankrust enne, väga hea metafoor, ma ütleks, et tugiisik on nagu ankur või nagu see post, millest sa saad võtta kinni ja sa näed, et kui kõik ümberringi sul tiirleb, siis sul on üks inimene või üks asi, millele sa saad alati loota. Ja sa tead, et ta aitab sind välja, ta ei tee sinu eest midagi ära, aga ta on olemas. Täna me pakume siis teenust alates 2013 maikuust nendele, kes on arestimajas siis narkosüütegude eest. Teenust on tänaseks siis tutvustatud kuskil 400 inimesele. Teenust on pakutud, see tähendab seda, et osad ütlevad, et okei,
tore, et sa siia tulid, aga et noh, ma ikkagi lähen sinna, kuhu mina tahan ja teen seda, mida mina tahan. Ja teenust on siis nii-öelda saanud 300 inimest selle ajaga. Nendest 300-st ligi 30 on läinud Eestis siis rehabilitatsioonikeskustesse, mis tähendab seda, et meil Eestis on nii kristlikud keskused kui ka riiklikud keskused. Riiklikud on siis täna Sillamäel, kes ei tea, ja Viljandis, mis pakuvad siis sellist pikaajalist rehabilitatsiooniteenust ja teenuse kestvus on siis, programmi kestvus on siis umbes aasta. Et aasta on inimene siis ära, noh, teenusel nii-öelda selles programmis. Nendest, kes on läinud 30-st sinna keskusesse, mis te arvate, palju nendest siis sealt ära jookseb, on isegi olnud juhtumeid, kus ta läheb linaga aknast alla ja siis öeldakse, et vabandust, meil on uks lahti, miks sa uksest helinud? Ma ei ole harjunud sellepärast, et igal pool on müürid ja trellid, kui ma kuhugi lähen. Et nendest 30-st siis umbes pooled on need, kes lõpetavad. Ehk see protsent, kellega me tegeleme, need, kes tulevad tagasi ja kes jäävad puhtaks, on väga väike. Mina olen Merit Jõgi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku raske ja sügava puudega laste tugiteenuste projekti juht. Projekti raames pakutakse lastele või siis rohkem laste vanematele tugiisikuteenust ja lapsehoiuteenust. Toetava teenusena pakutakse transporditeenust. Tugiisikuteenus on siis liikuvteenus, mida siis saab seal, kus on lapsel vaja. Tugiisik võib olla saatja, lapse kodus, lapse koolis. Lapsehoiuteenus on siis paiksem teenus, mida osutatakse siis lapse kodus või siis hoius. Transporditeenus on toetav teenus, millega siis saab liikuda siis teenustele. Teenuseid pakume peamiselt Harjumaal, kuid meil on lapsi ka üle Eesti, Põlvast, Tartust, Elvast, Saaremaalt ja Paidest näiteks. Teenuste arv on kasvanud päris jõuliselt. Kui meil eelmine aasta oli alustades teenusel 6 last, siis selle aasta jooksul on teenust juba kasutanud 157 last. Semprega koostöös me koolitame tugiisikuid, et tõsta siis nii vanemate kui ka tugiisiku teadlikkust, kuidas tulla toime lastega, kellel on raske sügav puue. Ja siis ka läbi selle projekti me viime seda teenust ka väiksematesse maakohtadesse, kus see teenus pole seni levinud või kus seda teenust lihtsalt ei olnud tänu kohaliku omavalitsuse väiksele võimekusele võimalik pakkuda. Selle MTÜ Hingetugi taga, mille me oleme loonud, on 2 hingehoidjat hetkel ja teine hingehoidja Veelika peab täna oma sünnipäeva ja saadab teile ka kõigile tervitusi sealt Võru linnast. Ja me oleme lõpetanud Tartu Teoloogia Akadeemia, mõlemad Veelika natuke varem, aastal 2004, mina aastal 2006. Ja see idee, et teha see hingehoiu teenust pakkuv keskus sinna Võru kanti, küpses meil alates aastast 2006. Ja Põlva kogudusega, luterliku kogudusega hakkasime koostööd tegema aastast 2009 ja 1 kord kuus siis kutsusime Laheda valda, kus kirikut ei ole, koha peale siis Põlva koguduse õpetaja ja mõnikord tulid ka lauljad kaasa ja orelimängija oma kaasaskantava pilliga. Nii et tõime siis jumalateenistused rahvale lähemale. Hooaeg kestab oktoobrist kuni juunini, siis on nende kokkukäijate soovil selline väike puhkus, kus tegeletakse rohkem maatöödega. Ja lõikus tänupühast läheb siis jälle see jumalateenistustel käimine lahti. Et seal on siis ka meie panus hingehoidjatena sees. Nagu ma ütlesin, siis aasta tagasi me Lasval Võrumaal hingehoiukeskuse avasime. Koostööd teeme siis ELK Pindi koguduse, Põlva kogudusega ja kohalike omavalitsustega, seal siis peamiselt Lasva vallaga, kus vallavanem on olnud väga toetav. Valmistan praegu ette petitsiooni teksti koostamist, mida panna üles petitsioon.ee lehele, et koguda lihtsalt toetavaid allkirju, teen siinkohal reklaami, palun toetage, et hingehoid saaks lõpuks riiklikult tunnustatud sotsiaalseks toetavaks teenuseks. Või mis iganes ta keeruline nimetus peaks siis olema seadusandjate silmis, et saaks edasi rääkida rohkem omavalitsustele ka. Nii, palun, teil on siin üks teenus teiste teenuste seas, et me saaks ka hakata arendama kodukülastusi koduteenusena välja, mida siis omavalitsus saaks meie MTÜ käest osta.
mõtlesin panna pildi peale siia veel ühe kalamehe sealt Lõuna-Eesti piirkonnast. Pildil on siis Lea Saar, kes on siis perekeskuse Tartu üksuse juht. Niimoodi. Ja temaga me teeme ka päris palju koostööd. Nüüd selle Sempre projekti jooksul me oleme 3 valdkonnas Lõuna-Eestis olnud esindatud. 9 on siis vanemluse ehituskivide koolitus, mida me tegime koostöös Tuuli ja Hingetoega. Ja seda me tegime seetõttu, et kui me küsisime sotsiaaltöötajatelt, et mida oleks vaja peredel selles piirkonnas, siis kõik ütlesid nagu ühest suust, et lapsevanemad vajavad koolitamist. Siis kui me küsisime nende lapsevanemate käest, aga mis te arvate siis, mis oleks tegelikult vaja, siis tuli välja, et tegelikult oleks vaja tugiisikute koolitust. Ja kui me seda niimoodi vaikselt kuulutasime, isegi kõikides kanalites ei pannud üles seda infot, siis tuli välja, et neid huvitatud oli 130 inimest. Ja nii palju inimesi lihtsalt ei saa korraga koolitada. Reaalselt tegime koolituse siis 50 inimesele ja ülejäänud on siis hetkel ootel, et nad endiselt väga tahavad saada koolitust. Nii, see koolitus nüüd üks kord veel kestab, siis saab läbi. Siin on siis pilt Merit Jõgi, on seal ees otsas, sellel konkreetsel koolitusel osal. Nii, ja 3. osa, mida me Lõuna-Eestis oleme teinud, me tegime ühe etiketi koolituse ühes sellises Lõuna-Eesti piirkonnas, kus oli tegelikult väga raske üldse algust saada. Et kui Võru ja Põlvamaal põhimõtteliselt astusime sisse ja kohe hakkame tegema, kohe oli koostöö kõigiga olemas, siis seal Melliste, Mäksa, Võnnu piirkonnas on ikka ühelt poolt vaadatud ja teiselt poolt vaadatud ja on raske olnud seda jalga sisse saada. Aga lõpuks me tegime sellise etiketi koolituse, mis oli kohalikule rahvale huvitav. Ja nagu näha, meil oli päris palju rahvast seal, et seal oli 2 osa, siis ülemised pildid on täiskasvanud ja vanemarühma omad ja siis all on sellised laste ja lapsed. Ja me tutvustasime seal ka hingehoiuteenust, mille tulemusena nüüd hakkavad Võnnu Jakobi kogudusega koostöös hingehoidlikud kodukülastused. Just koostöös nüüd, kuna Võnnu, Mäksa ja Haaslava vald ühinevad ühtseks Kastra vallaks ja Jumala juhatuse läbi on Võnnu vald just see, kes on vastutav sotsiaalosa eest. Ehk siis tegelikult meil on väga hea tee seal rajatud, mitte meie enda poolt juba. Et hakkavad seal siis vaimukad kodukülastused pihta. Ja lõpetuseks ma tahaks veel sellist asja öelda, et kui siin enne küsiti, et kelle jaoks siis see kirik seal maapiirkonnas on, kui kõik lähevad maapiirkonnast ära, siis mul tuli selline lause meelde, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina annan teile hingamise. Üks tark mees ütles seda kunagi. Siis ma mõtlen, et kui tema läks nende vaevatud ja koormatute juurde, siis miks meie peaksime nende vaevatud ja koormatute juurest ära minema sealt maapiirkonnast. Sest ma ühtlasi tegutsen ka usaldustelefoni nõustajana ja neid lugusid nendest maapiirkondadest, need on ikka tõesti vaevatud ja koormatud, kes tunnevad, et nad on üksi jäetud, nad on lootusetud, et keegi nende juurde ei tule ja Jumalat ka kuskil ei ole. Aga lootus ei sure siiski. Aitäh! Euroopa rändekriisi puhkedes 2015. aastal otsustas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu majutada meie kirikus 20 kristlasest pagulasperet. 2 aastat on mööda läinud ja tänaseks on majutatud 2 mittekristlastest pagulasperet. Üks nendest elas Tartus Koidu kodus ja teine on praegu kenasti majutatud Harju Risti koguduses.
koostöö teeb meid tugevaks. Meie kirik kuulub Euroopa rändekriisi sotsiaalpartnerite võrgustikku, mille on kokku kutsunud Sotsiaal- ja Siseministeerium. Samuti kuulume Euroopa Kirikute Nõukogu Põhja- ja Baltimaade migratsiooni- ja pagulasteemalisse võrgustikku ning räägime kaasa ka deradikaliseerimise võrgustikus Euroopas. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus on läbi viinud supervisiooni kõigis 3 pagulaste tugiisiku teenust pakkuvas organisatsioonis Eestis. Oleme välja töötanud ka koolituse samas paadis, mille eesmärk on edendada positiivset integratsiooni ja rääkida lõimimisega seotud küsimuste ja teemade üle. Seda koolitust saab tellida Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi diakoonia talitusest. Risti kogudus võttis eelmise aasta sügisel vastu perekonna sõjapagulasi Süüriast, Damaskusest. See on 2 väikse lapsega perekond. 1,5 aastat enamgi veel olid nad põgenikelaagrites Kreekas, rändasid läbi Euroopa siia Eestisse. Ja meie kogukond otsustas juba aasta tagasi, et me tahame kuidagi moodi selles sõjas kannatajatele abiks olla. Ja me palvetasime kaua selle eest ja me oleme tohutult tänulikud, et just see perekond, just need lapsed on meie keskele jõudnud. Ja see teekond nendega on olnud imeline, see aeg on olnud imeline, me oleme ise väga palju selle kaudu õppinud aru saama ka sellest, kui ebaoluline võib tegelikult olla reaalses elus see vahetegemine moslemite ja kristlaste vahel, kui on olemas armastus, mis seob, kui on olemas usk Jumalasse. See perekond käib meiega koos koguduses, käivad koos kirikus meiega ja me hädas olles, haiguses olles, me teame, et me vastastikku palvetame üksteise eest. Ja see on olnud tõesti üks väga õnnistusrikas aeg meile. Ja mis on olnud suur kasvamine, on see, et ka kogukond on taha tulnud. Kogukond, siinne külarahvas on õppinud nägema, et neid inimesi küll karta ei tule. Neid on õpitud armastama koolis ja lasteaias ja külarahvas on õppinud aru saama, et nad on ühed südamlikud inimesed, keda võib austada, kellest võib lugu pidada, kellega võib kokku kasvada. Nii et see on olnud kogukonna töö, kogukonna kasvamise töö ja meil seisab veel teekond ees. Aidata neil õppida täiesti selgeks eesti keel, aidata neil õppida selgeks eesti kombed ja tavad, ka see, mis puudutab töötamist ja meie kultuuri. Aga kuna meid on palju, kuna meil on suur kogudus taga, kuna ka külarahvas on taga, siis me usume, et me tuleme sellega toime. Mulle meeldib Eesti. Just nimelt! Rakvere Kolmeinu koguduses avasime 2017. aasta veebruaris sõbrapäeva paiku ruumid intellektipuudega inimeste töökeskuse tarbeks. Seni tühjana seisnud koguduse pastoraadi keldris renoveerisime 4 ruumi koostöös ettevõtluse arendamise sihtasutusega. Tänaseks toimub töökeskus sel moel, et 2 korda nädalas, kolmapäeval ja reedel kella 10-4 saavad intellektipuudega inimesed tulla meie ruumidesse. Meie pakume neile tööd, päris tööd, mida tegelikult ka on kellelgi vaja ja nemad saavad seda siis teha vastavalt oma võimetele. Meie tegevusjuhendajad toetavad neid, õpetavad neid. Kogudusepoolne ülesanne on leida siis partnerid ettevõtete näol, kellele saaksime allhanke korras tööd teha. Ja kogu töökeskus täna toimib vabatahtlikkuse alusel. Meil on 5 vabatahtlikku inimest, kes siis tegevusjuhendajatena panustavad ja eesmärk on teenus üles ehitada säärasel moel, et me ei oleks sõltuvad riigi ega omavalitsuse rahadest, vaid tuleksime ots-otsaga kokku. Töökeskuse teenuse sisulise poole arendamiseks oleme saanud toetust kodanikuühiskonna sihtkapitalilt. Töökeskuses käivate inimeste nimekirjas on täna üle 20. Oma pastoraadijoonet näeme kogudusena
kogukonna majana. Ehk siis ühel hetkel võiks terve hoone olla kogukonna käsutuses ja pakkuda erinevaid teenuseid, mida meie inimestel vaja läheb, eriti mõeldes nende peale, kes on nõrgemad ja kes rohkem teiste abi vajavad. Inimkond, sealhulgas ka kristlaskond, on ajaloos veenvalt tõestanud inimloomuse pea piiramatut võimet saada asjadest valesti aru ja teha selle põhjal valesid otsuseid. Kui heaks meie 21. sajandi Eestimaa ristiinimesed hindame oma taipamist kristliku õpetuse tuumast. Tänases Eestis, Euroopas ja kogu maailmas on kirik otsimas oma kohta, otsimas oma teenimisülesannet kiiresti muutunud ja ikka veel tempokalt muutuvas ühiskonnas. Üks võimalus risti inimeseks olemise tuuma uuesti ümber mõtestada on olla inimeste teenistuses. See tähendaks, et me peaksime uuesti väärtustama kogudust kui kogukonna keskust. See seisneb kõige otsesemas mõttes inimestele antud abist. Need teenused, see abi, mida me inimestele anname, on Jumala sõna ja sakramentide peegeldus igapäevaellu. Selleks aga, et oleks midagi edasi peegeldada, peab kogudus ja terve kirik nii endale kui ka kogukonnale ennast väga selgelt määratlema kirikuna. Ta peab ennast määratlema nendena, kes on saanud Jumala sõna ja sakramentide armu. Ta peab ennast määratlema Kristuse ihuna ja ta peab olema selliselt hästi nähtav ja selgelt äratuntav. See ülesanne on tänases luterlikus kirikus täidetav. Meile on antud Jumala sõna, meile on antud sakramendid ja meile on antud eeskuju, kuidas nende väge edasi peegeldada. Ma loodan ja palvetan, et selliseks tegevuseks lisaks inspiratsiooni meie juhataja püha vaim ja et aina rohkem ja rohkem kogudusi Eestis leiaksid selle inspiratsiooni ja talitaksid sellele vastavalt. Viie leiva ja 2 kala ümarlaual saime me aru sellest, et riigireform kätkeb eneses nii võimalusi kui ohte. Me keskendume esmalt võimalustele. Kõigepealt viib riigireform administratiivkeskused lõpptarbijatest kaugele. Ehk külaelanikud jäävad üksinda ja siis peab keegi nende juures olema. Kogudused on aga olnud aastaid ja isegi sajandeid samadel kohtadel, kihelkonnasüsteem toimib ja kihelkonnakeskustena toimivad kogudused võiksid võtta funktsioone üle kohalikelt omavalitsustelt. Esmalt muidugi pean silmas siin teenuste pakkumist. Ehk siis inimestel on vajadused, millele tuleb vastata. Kui me õpime selgeks nende keele mõistmise ja nende vajadustele vastamise, siis on see võimalik. Minul on pakkuda koostööks kohalike omavalitsustega 3 võlusõna. Esiteks ressursid. Ressurssidena näeme me esmalt teadmisi, inimesi ja alles siis raha, maid ja maju, kuigi ka need pole ebaolulised. Rahastamise juures tuleb olla väga tähelepanelik ja täpne, korrektne. Rahastamine peab olema läbipaistev ja korrastatud ja jagunema projektide rahastamiseks, tegevustoetusteks ja samuti teenuste eest tasumiseks. Erinevatel puhkudel sõlmitakse erinevad lepingud. Teiseks võlusõnaks on osalemine ja kaasamine, koostöölepete, ühishuvide protokollide sõlmimine ja nendega arvestamine. Teenused tuleb välja töötada koos lõppkasusaajaga, ühiselu edendades tuleb arvestada vajaduste, võimaluste, võimekuse, teadmiste ja oskustega, kuidas nendest moodustuks nimelt selles piirkonnas vajalik teenuste osutamise mudel. Ja kolmandaks võlusõnaks on võimestamine.
ettevõtlikkuse arendamine, inimeste endi eluga paremaks toimetulekuks, uute oskuste, teadmiste hankimine ja meie nii kiriku Diakooniakeskus kui ka Ühiskondade Sihtasutus saame olla siin partneriks, juhendajaks, teavitajaks ja abiks projektide kirjutamisel. Need võlusõnad muutuvad väärtusteks, aga nad muutuvad väärtusteks ainult koostöövõrgustikes. Teeme koos, kalastame koos, püüame koos.